Ma panin siia pildi, meil on üks aku, mis me oleme täna pannud paika Tallinnas ja temal on kõik need olemas loomulikult, ega ma muidu ei räägiks sellest. Et üks kindel asi, et üldse oleks võimalik nüüd hakata neid kindlasti seda 17% pluss siis seda maasikate koort teenima, siis on ülitähtis on see, et see aku oleks üldse juhitav kaugelt. Ja mis on tihtilugu on probleemideks, on see, et ta moodbussi kaudu ühendatakse ta, aga tihtilugu on need akud ju Hiinast pärit, enamasti nad tulevadki Hiinast, ja igal hiinlasel on oma nägemus, milline see moodbussi register peab olema ja need ei vasta tihtilugu need ei vasta tegelikkusele ja kokkuvõttes virtuaalse elektrijaama pakkuja küsib su käest väga palju raha selle eest, et seda integreerida ja lõpuks tõstab ikkagist käed ülesse. Lõpuks tõstab ikkagist käed üles ja ütleb, et vabandust, aga mul ei ole lihtsalt võimalik suhelda selle akuga. Siis garantiitingimused. Et kas garantiitingimused lubavad seda akut väga aktiivselt kasutada. Et ütleme, et kui me räägime nüüd sellest AI-ga kasutamisest, siis see tegelikult tähendab seda, et akut hakatakse kasutama hästi, võetakse temalt maksimum välja. Ja mina arvan, et see ongi nagu õige, et paljud kliendid on meil sellised olnud, kes mõtlevad, et vot nüüd mul on aku, näed, mul on nüüd tootelehel on peale kirjutatud, et tal on 10 000 tsüklit, ja ma nüüd kavatsen nüüd nii teha, et ma hoian seda 10 000 tsüklit nii kaua kui võimalik, sellepärast, et see on minu aku eluiga. Siis minu arvamus on ikkagi see, et ja samamoodi ka soomlaste AI pakkuja arvab samamoodi, et tegelikult tuleks viimast võtta. Aga teha seda nii, et garantiitingimused, et see oleks garantiitingimuste piires. Ja miks see nii on või miks seda nii peaks vaatama, on see, et kui see aku siis garantiitingimusi järgides ja hästi aktiivselt kasutades, ta võib-olla saavutabki sul see 10 000 tsüklit seal juba 5 aastaga. Ehk siis garantiitingimuste ja sul on garantii saab 5 aasta pärast läbi, siis tegelikult 5 aasta pärast me vaatame juba täiesti uutele tehnoloogiatele otsa. Meil on kindlasti juba 5 aasta pärast juba ammu unistame mingisugusest uuest ja palju ägedamast asjast, mis on võib-olla kiirem, võib-olla võimsam, võib-olla mahutab rohkem. Ja kui sa oled nüüd oma akut seal säästnud ja 5 aasta pärast oled alles 30% võib-olla akust tagasi teeninud, siis sa pead veel ootama seal järgmised 5-10 aastat, millal ta lõpuks sul üldse raha tagasi teenib. Aga kui sa teda aktiivselt kasutad, siis sul on tänaste numbrite juures, näiteks Soomes teenib seal 1,5 aastaga aku juba tagasi. 5 aasta pärast on sul, kui garantii läbi saab, on sul, või see tsüklid on täis, siis sul on aku juba ammu tagasi mitmekordselt teeninud ja sa saad rahulikult uue osta või teise kõrvale osta. Ja teine asi on see, et tegelikkuses akud on, kui aku eluiga saab läbi, siis ega see tegelikult ei tähenda seda, et aku tuleb ära visata. Et tähendab ainult seda, et akut tuleb halvimal juhul tuleb teda taastada. Tuleb vahetada välja osad akupakid võib-olla tuleb seal teha põhjalikum hooldus ja ta töötab jälle. Selles suhtes, et sa pikendad tema eluiga tegelikult nad on ikkagi need tööstuslikud akud on niimoodi ehitatud ja mõeldud on selle peale, et sa pidevalt ikkagist hooldad teda, uuendad teda
ja sa pikendad jooksvalt tegeled sellega, et ta eluiga ei oleks tootelehel märgitud eluiga. Kui nüüd rääkida veel sellest eluigast, siis tegelikult on selline, et kas nüüd seda nagu vaadata selle aku pealt üldse, et noh, see ühelt poolt, see on selline väga imelik asi, et noh, ütleme nii, et need erinevad tootjad panevad erinevaid asju sinna, märgivad. Ja ühel on ta 6000, ühel on 10 000, on ju. Aga kui asja nagu lähemalt hakata vaatama, on ju, siis selgub, et tegelikult need elemendid, on ju, mis seal sees on kõigitele ühesugused, on ju. Et mis see siis nagu tõsi seal on, seda tegelikult me täna ei teagi üldse. Ja see on selline, mõni tootja on lihtsalt, mul on vähemalt jäänud mulje, et seal on lihtsalt see, et mõni tootja võtab suurema riski ja kirjutab suurema numbri. Mõni on konservatiivsem. Aga kindlasti, mida tasuks vaadata, mis aku puhul on näiteks selline asi nagu vesijahutus. Et tegelikult on see, nagu ma kirjutan siin, et ta on nagu suurte poiste värk, et see on nüüd pildi peal olev on tööstuslik aku, aga ta ei ole päris selline merekonteineri mõõtu aku. Et see vesijahutus on just sellist merekonteineri tüüpi akude selline omadus tavaliselt. Ja miks see vesijahutus nii hea on see, et tegelikult tema on üks selline pika eluea garanteerija. Et akul on hästi oluline see, et kõiki elemente, kõiki akupakke laetakse tühjaks ja laetakse täis ühtlaselt ja mitte kunagi ei tehta seda liiga palju, ei lasta liiga tühjaks ja ei lasta liiga täis. See tähendab seda, et kui sa nüüd nagu üle laeta või laseta täiesti sisuliselt allapoole nulli, siis see kõik rikub akut ja vähendab tema eluiga. Nüüd vesijahutus ja akudel, kui nad töötavad, tühjenevad laevad, siis nad lähevad kuumaks. Ja kui nad on temperatuuri tõustes, mida kõrgemaks läheb temperatuur, seda raskem on aru saada, kui täis või tühi aku parasjagu on, sellepärast et need näidud hakkavad temperatuuri tõustes valetama. Ja sellepärast ongi see jahutus väga tähtis, et nad oleksid pidevalt, oleks väga täpsed numbrid, sellepärast et siis ei laetaks teda liiga täis või ei laetaks liiga tühjaks. Ja nüüd vesijahutus versus õhkjahutus on nagu selge vahe, et kas sul akupakist ülevalt alt jookseb läbi vedelik, tegemist ei ole veega, tegemist on ikkagi nagu autos sul on jahutusvedelik. Et kas sul jookseb akupakkide vahelt jookseb läbi vedelik või siis ühest nurgast akupakki puhutakse, et siis on selge, et need keskmised neil ei ole päris ühtlane, keskmistel ei ole päris ühtlane temperatuur ja need näidud, mis tulevad, ei ole nii täpsed. Ja sellepärast ka on vesijahutusega akudel eluiga pisut kõrgem. Kindlasti tasuks vaadata ka elementide tootjat, et ka neil on tegelikult vahe. Ja kui me räägime siin, tean, et Ander on siin välja toonud, et näiteks LG-l on väga palju õnnetusi juhtunud sellega, siis näiteks meie sellel akul on sees Cattle, mis on vaieldamatult maailma kõige enim müüdud ja kõige tippmarke. See nagu tagab ka selle, et ta on pika eaga ja ta on kvaliteetselt kokku pandud. Nüüd viimase asjana
mis on samuti ka selline suurte poiste asi tegelikult ja tihtilugu väikestel akudel teda ei ole, on see, et sul oleks võimalik jälgida iga elemendi pinget ja temperatuuri. Ja see on siis see on selline monitooringusüsteem. Loomulikult on sellel akul see olemas, muidu ma ei räägiks seda. Et kui meil sellel konkreetsel akul on siis 5 korrust, iga korrus tähendab ühte akupakki ja iga akupaki sees on 52 elementi ja kõiki neid elemente on võimalik eraldi jälgida. Ja see jällegi annab selle eelise, et sa tead alati, et sul on, mis temperatuur on ja mis on iga elemendi pinge. Ja kui seal nüüd midagi hakkab paigast ära minema, siis on võimalik varakult jälile sellele saada ja tootja jälgib seda garantiiperioodi jooksul. On võimalik ennem tõsiseid kahjustusi seal mõni akupakk välja vahetada, aga pärast garantiiperioodi on siis meie asi seda vaadata, et meie endi asi vaadata seda, et kõik elemendid töötaksid ühtlaselt ja see annab jah, ühesõnaga garanteerib pika elu ja jälle.